Oleme Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi juures. See on üks nukramaid teemasid, mis meenub viimase paari aasta kohalikust ajakirjandusest. Minu vestluskaaslane on värske selle kooli vilistlane Sten Rokitski. Ütle Sten, kas see nüüd on sinu lend sellest majast on nüüd viimane? 2022 1. septembrist siis enam siin koolimajas ei toimu koolitunde. Ma olen kogu aeg olnud seda meelt, et täiskasvanute gümnaasiumit on vaja. Meie linnaisad, kes selle kooli 1920 lõid, teadsid, miks see tehti ja selle koolin on olnud alati oma otstarve ja samuti ka see, et ta on eksisteerinud omaette ja oma majas, ehkki neid maju on olnud väga mitmeid. Mis nüüd ikkagi oli siis see põhjus, miks selle kooliga senises vormis ja senises majas linnavalitsus tahtis ära lõpetada? Põhjuseks toodi raha, et on kulusid vaja kokku hoida ja selleks oleks, kuna Pärnu kutsehariduskeskuses on nii palju kasutamata ruumi, siis ideeliselt oleks hea ju kõik Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi õpilased sinna ühte osakonda kokku viia ja ristkasutada siis kogu koolipinda, mis iseenesest on muidugi kuluefektiivne, aga see ei ole õppijasõbralik. Eriti inimestele, kes käivad Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis. Nad tulevad siia kooli väga kindlatel põhjustel. Inimesed, kes selle kooli lõpetavad, üldiselt lähevad edasi ülikooli. Mitte, et Pärnu kutsehariduskeskusest inimesed läheks ülikooli, aga siit ikkagi väga paljud, kes siia tulevad, on jätnud koolide pooleli põhjustel, mis on igal ühel väga erinevad. Kellel on koolikius, kellel ei sobi suures koolis käia. Kuidas sulle tundub, kas on võimalik seda otsust kuidagi tagasi pöörata, nii et kool võiks siin majas jätkata? Ma usun, et on kindlasti mingeid võimalusi. Mis need täpsed võimalused on, ma ei oska veel öelda. Eks ma annan endast parima ikkagi, et võidelda kuni 30. augustini siin aastani 2022, et see kool ikkagi jääks siia majja. Mina isiklikult arvan, et nii pika ajalooga kool, seda ei tohiks teise kooliga niimoodi kokku suruda. Sellest ei tule mitte midagi. Kui palju on sul võitluskaaslasi, ega sa ei ole niimoodi, et üksinda lahinguväljal? Ei ole, üksinda ei ole. Mida räägivad täiskasvanute gümnaasiumist kaasõpilased? Ma usun, et sa oled küllalt paljudega neist rääkinud ja nende arvamusi uurinud. Jah, vestelnud olen paljude õpilastega. Üldine arvamus on ikkagi see, et see kool peaks jääma nii, nagu ta on. Näited, mis on toodud, miks see kool ei sobiks nagu kutsehariduskeskusega kokku panna. Üldiselt näited on ikkagi see, et meil on siin koolis lastehoid, mis on ülioluline inimestele, kellel on lapsed. Selle peale toodi näited, et meil on õpilaskodu. Ma saan aru, et õpilaskodu kasutus on ikkagi mõeldud neile, kes tulevad konkreetselt teisest osavallast Pärnu linna siis nii-öelda õpilaskoju elama. Ma ei võta kaasa oma 2 last ja ei lähe temaga nüüd õpilaskodusse elama. See ei ole mõeldav. Täpselt samamoodi see lastehoid. Üksikud emad, üksikud isad, kes tahavad tulla siis kella 4 õhtul kooli ja kui me nüüd kutsekasse lähme ilusti kõik. Jah, kool on iseenesest ilus, suur, avar, saame oma osakonna, kõik on väga hea, aga ma ei võta oma 4-5 aastast poega või tütart sinna omale pingi kõrvale nüüd istuma ja ütlen talle, et nüüd sa pead 6 tundi istuma siin selleks, et mul on vaja nüüd õppida. See ei ole mõeldav. Linnavalitsuse otsused on olnud liiga rutakad ja järele läbikaalumata. Ühe korra tuldi rääkima meiega sellest, et mis te arvate, või tähendab mitte mis te arvate, vaid nüüd on niimoodi, et 2022 1. septembrist kolime kõik kutsekasse ja teeme seal teil eraldi osakonna. Ei tuldud arutama, et mis oleks võimalused, et liiga vähe see asju läbi räägitud. Ühest korrast kokku saada ja öelda meile, et nüüd hakkame kolima, sellest ei piisa. Haridusplaan ei näinud ette seda, et Pärnu kutsehariduskeskusega me peaksime kokku kolima. Kuni aastani 2030 vist on see hariduskava tehtud. Seal ei olnud ühtegi klauselt sees, et Pärnu täiskasvanute gümnaasium peab kolima Pärnu kutsehariduskeskusega kokku. Pärnu täiskasvanute gümnaasium on olnud selge alternatiiv õpilastele, kes mingil kummalisel põhjusel siis ei soovi kas tavalisse gümnaasiumisse minna või siis ei soovi omandama minna kutseharidust. Eelmisel aastal tuli kutsehariduskeskusest Pärnu täiskasvanute gümnaasiumisse üle 84 õpilast.
selle kooli õpetajad, direktor, õpilased loovad koduse keskkonna, kus on sul hea, mugav ja turvaline õppida. Keda ei ole kooli kiusamist, kellelegi ei näidata näpuga, kui midagi ei osata. Meil õpetati siin koolis loovust, meeskonnatööd, iseseisvust, argumenteeritud mõtlemist ja suhtlemist inimestega. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis ei ole koolis õppimine pelgalt tuupimine ja kontrolltööde tegemine. Õpetajad andsid meile alati võimaluse teha alternatiiviülesandeid. Näiteks õpetajad suutsid luua meile võimaluse käia vaadata kontserteid, teha sellest ise kokkuvõtteid, mida me õppisime sellest. Eesti keeles, kui oli vaja kirjanduses näiteks raamat lugeda, õpetajad lubasid minna näidendit vaatama, selle põhjal tegime jututoa, kus arutasime, mis näidendis siis oli, kuidas olid muljed teatris käimisega, sest olgem ausad, iga päev me teatrisse ei jõua ja koos enda klassikaaslastega teatrit nautida on üks ääretult hea kogemus. Siia kooli on garanteeritud õpilastele 300 kohta. 450 õpilast tuleb Pärnu täiskasvanute gümnaasiumist siia majja 300 koha peale. Petitsioon, mille algatas Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi üks vilistlane, kogus vähem kui 2 nädalaga pisut rohkem kui 1000 allkirja, millest rohkem kui 300 olid Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilaste omad, mis on selge märk sellest, et ka neid on sellest nii-öelda siis liitmisprotsessist välja jäetud. Linnavalitsuse ametnikud väitsid meile, et on korraldatud koosolekuid, räägitud õpilastega, et siuke otsus on sündinud, et see otsus on tehtud juba, et aastal 2022 1. septembrist tuleb Pärnu täiskasvanute gümnaasium osakonnana siia kooli juurde. Minu arust petitsioon näitab ilmekalt seda, et õpilasi ei ole piisavalt kaasatud sellesse protsessi. Kõik see liitmine väideti, et on tehtud koosolekuid õpilastega. Mina isiklikult Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis võtsin osa ühest koosolekust, kus härra linnapea tol hetkel ütles mulle, et kindlasti kaasame ka mõlemast koolist õpilasi töörühma, mis luuakse, et koolide liitmise protsessi lihtsustada ja õpilastele võimalikult mugavaks teha. Täna uuel õppeaastal pole seda juhtunud, ei juhtunud seda ka eelmisel õppeaastal, kui need koosolekud olid. Nüüd olen mina Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi lõpetanud. Mis saab edasi? Ja siin ma nüüd olen. Kandideerin Isamaa erakonnas kohalikel valimistel selleks, et seda protsessi natukenegi lähemalt näha ja võimalusel tagasi pöörata. 40-aastane pereisa siin õppimas 18-19 aastate poistega koos. Põnev iseenesest. Ei tea, isiklikult ei tahaks nendes kingades käia.